Tšau sõbrad! Teate, suvi on ju tegelikult ikka veel täie hooga käimas ja ma mõtlesin, et mida paremat saaks teha, kui natukene liha ka on ju. Ja ma ei tea, kuidas teile, aga mulle väga maitseb kana. Ja kana puhul näiteks mina kasutan kana sisefileed. See on hästi küpseb hästi kiiresti, jääb seest mahlane samal ajal, et niimoodi, et välimine serv ära ei kuiva on ju. Ja siis lisaks on teda lihtne valmistada on ju. Ja ma teen täna keefiri marinaadist. Võtame kõigepealt sibula. Koorime sibula ära. Ma ei tea, kas ma olen teile seda rääkinud, aga sibulat saab hästi kergelt koorida, kui sa rullid teda natukene laua peal. Siis põhimõtteliselt need kukuvad need koored ise siit ära. Ja siis lõikame ta ratasteks. Laotame nad ilusti laiali siia. Väga hea. Ja. Nüüd ma võtan endale uhmri. Uhmri sisse ma panen küüslaugu küüned, sinepiseemned ja nüüd ma uumerdan. Nii, et ma saan ühe ilusa mõnusa pasta sellest. Näed, vaata kui ilus. Ja nüüd paneme selle siia samasse sekka. Väga hea. Nüüd paneme siia natukene ka maitseaineid. Maitseainetest me teeme siukse mõnusa, väga mõnusa ürdise kanašašlõki täna. On ju? Ehk siis ma panen siia pune, ma panen siia tilli, ma panen siia basiilikut, tšillid. Tšilli kogust vaata ise. Kui sa tahad natuke mahedamad, pane pool teelusikat. Kui sa tahad natuke teravamat, pane vähemalt teelusikas või isegi rohkem. On ju? Nonii. Ja siis viimaseks ka natukene soola. Lisaks paneme siia ka natukene peterselli. Ja peale peterselli me paneme siia ka mee. Mee tasakaalustab ilusti mõnusalt neid maitsed ja annab natukene sellist karamellist tooni ka pärast kanale. Ja viimase asjana muidugi keefir. Ega keefiri marinaad ilma keefirita ei ole. Siis paneme siia sisse kana. Kana puhul sa võid kelmed ära lõigata, kui tahad, aga kui sa ei taha neid ära lõigata, ega sa ei pea ka. See on täiesti okei. Segame kõik ilusti peopesadega kätega läbi. Jaa, nii mõnus. Ja nüüd paneme külmkappi. Vähemalt tund aega võiks olla, ideaalis 4 tundi ja parimal juhul üleöö, on ju. Siis saame hakata grillima. Paneme kaane peale. Ja nüüd külmkappi. No tšau sõbrad. Meie šašlõkk on siin natukene nüüd marineerunud. Ma ei tea, miks ma selle kohta šašlõkki üldse ütlen. See on naljakas. Ma kusjuures kunagi tegin oma 25. sünnipäevaks. Eelmine aasta ma näitasin teile, kuidas ma tegin neid aasiapäraseid iidkrevette tšillises apelsini marinaadis. Ja siis ma tegin seda keefiri marinaadi ka kanaga. Ja ma ütlen ausalt, et see oli vist kõige hullem marinaad, mis ma tegin. Sest ma ei pannud sinna väga midagi. Et ma olen seda nüüd alates sellest tähtsast päevast nüüd palju timminud. Ja see on nüüd midagi siukest, mis võiks nagu kõigile maitseda. Mulle küll väga maitseb. Et siin on kõike paras jagu ja samas siuke ürdine mõnus maitse. Aga mul on grill juba soojas. Mul on ta kõige madalama kuumuse peal. Praegu on ta nüüd natuke aega siin juba nii-öelda küpsenud. Ja põhimõtteliselt 200 kraadi on siin umbes sees ja nüüd me paneme ta grilli peale ja laseme küpseda. Ta küpseb nüüd nii kaua olenevalt sellest, kui intensiivne sinu grill on. Et ma soovitan ühelt poolt 3-5 minutit, kuni on siuksed mõnusad triibud sinna peale tekkinud ja siis teiselt poolt ka siuke 2-3 minutit. Ja siis lased tal veel 2-3 minutit seista, puhata, rahus ja siis saad põhimõtteliselt selle juba serveerida. Ja kui sa tahad, sa võid neid sibularõngaid ka teha, aga mulle väga grillitud sibuli maitse. Pole minu teema. Yummy into my tummy. Otsas. Ainult sibularõngad alles. Kui tahad, grilli need ka ära. Nüüd nad on saanud natuke aega meil siin seista ja puhata. Nüüd ma tegin vahepeal ju salati ka valmis.
paneme ta otse salati peale ja saamegi sööma hakata. Nonii, minema. Tuleb siin minu õue. Fuu! On sigudik. Salatit ma olen kogu aeg söönud. Kana mulle meeldib ka süüa. Proovime. Oh my god, vaata. See lihtsalt tuleb lahti. Ja sellest veel nii teha täitsa valge. Nii et kana ei tohigi täitsa valge. Oh my god. Oh my god, proovi. Täitsa lõpp. Oh my god. On ju hea. Keefiri marinaad. Ja tegelikult keefiri marinaadi sa pead alati natuke chillit rohkem panema. Sellepärast, et keefir või piimatooted ise mahendavad seda teravust maha. Ja see, oh my god, ma lihtsalt nagu, okei, mul tuli lõunapaus. Okei, mina lähen sööma, aga kui sa ei ole veel näinud, siis mine vaata kindlasti minu apelsini chili marinaadis krevette, aga kodulehel on sul ka kindlasti väga palju muid asju, mida vaadata. Hoia pilku peal mu Instagramis, Facebookis ja kodulehel ja naudi oma suve, on ju? Nüüd vist on läinud natukene ka siukseks mõnusamaks, et grillida. Ei ole seda põrgukuumust enam. Nii et grilli, naudi suve ja vahepeal mõni frappe ka ja varsti näeme juba jälle. On ju? Tšau!